Tervitus kõigile videomonteerimise huvilistele. Täna ma näitan teile siis variant 2, kuidas mingisugusele objektile lisada 2D teksti. Et järgmistes videotes ma pean näitama teile, kuidas teha seda teksti suuruse muutmist niimoodi, et ta oleks nagu, et kas ühes otsast kitsam, teisest laiem või kuidas teda keerata seda teksti. Ma näitan seda järgmises videos, järgmises tunniseks. Aga praegu ma näitan seda funktsiooni, kuidas lisada konkreetselt see 2D tekst konkreetselt objekti peale niimoodi, et oleks objekti küljes kinni. Et see tund on põhimõtteliselt sama nagu eelmine tund, kus panime selle kirjutise nüüd objekti kõrvale külge, eks. Ja see panemine siis toimus ühtepidi, et kuidas seda nüüd realiseerida konkreetselt nagu videoradade peal. Aga see, mida ma näitan täna, et see erineb natukene sellest eelmisest tunnist. Ja kõigepealt teeme ikkagi sama protseduuri läbi, et lõikame siis need juppideks ära, et näiteks esimese jupi, kuna ma tahan, et need see üks sammas ja 3 kirikut ehk siis 4 objekti oleksid ühe video peal, eks, et siis ma peaksin lõikama niimoodi jupitama niimoodi, näete. Esimese jupi ma lõikan siis, kui see vabaduse sammas läheb siit nurga taha. Teeme S. Mina kasutan klaviatuuril kuuma nuppu ehk siis S, et siis esimene jupp on mul olemas. Nii, teine jupp tuleb siis vastavalt niimoodi, kui see Niguliste kirik nüüd läheb siia nurga taha. Tegelikult tuleb niimoodi teha, et Oleviste kirik tuleb üldse välja. Niimoodi. Siit maalt siis. Oleviste kirik tuleb välja, teeme S. Niimoodi, nüüd läheb siis see Niguliste kirik nurga taha. Teeme S. Nii, edasi. Nüüd on meil 2 objekti, Oleviste ja Jaani kirik, eks. Niimoodi, nüüd nad liiguvad. Nüüd see Oleviste kirik läheb siia nurga taha. Teeme siit S. Siis nüüd see Oleviste kirik või siis see Jaani kirik on siin peal. Ja vaadake, nüüd siit kaadrist ma pean ta jälle tegema jupi ära, sest järgmisel jupil on juba Oleviste kirik jälle peal. Niimoodi, järgmine jupp tuleb siis kui see Niguliste kirik siin kaadrisse jõuab. Lõikame siit S-i ja järgmine jupp on siis, kui see vabaduse sammas siit uuesti tagasi tuleb kaadrisse. Niimoodi. Nüüd meil on ära jupitatud, eks. Ja jupid on valmis. Ja nüüd on üks selline tähtis moment, et mina küll kustutan need esimesed rajad ära, sest mina näitan teile selle viimase jupi peal, eks, kuna siin on 4 objekti olemas, eks kõige tähtsama, mida põhimõtted on ära näidata, siis kuidas ma kustutan need kõik jupid ühe korraga ära või kuidas ma need fikseerin, et ma ära kustutan. Teen siis selle aktiivseks, vajutan alla Shift ja nüüd on kogu see rada on pikk või siis see kollane eraldatud, teen Delete. Üks jäi veel ikkagi tegemata, teen Delete, tõmban selle raja nüüd siia algusesse, et mul mugavam oleks. Niimoodi ja teen Ctrl S. Nii. Nüüd eelmises tunnis ma siis rääkisin, kui ma seda teksti nüüd objekti kõrvale panin, et ma tegin neid maske, tegin need kõik 4 maski, tegin siis selle trackile tegin ühe duplikaadi ja tegin siis 4 maski ühele siis sellele videorajale. Ja siis, kui ma lisasin teksti, võtsin siis selle tekstifaili ja siis kleepisin selle copy motion track to pip, ehk siis kopeeri siis see liikumise jälgimine pildis külge, aga siin niipidi ei saa, siin käib hoopis asi teistpidi ja muidugi välja näeb see ka natukene teistpidi. Et siin peame tegema niimoodi. Me arvestame välja, et me tahame teha nüüd 4 seda liikumise jälgimist, et 4 objekti. Siin üks on see vabaduse sammas, üks on see Niguliste kirik, siis on Oleviste kirik ja siis on Jaani kirik, eks. Et me ei hakka 5. tegema, muidu võiksin selle hoonega teha, aga sellel ei ole nagu erilist vajadust, eks. Niimoodi.
et esialgu teeme siis kohe 4 duplikaati. Nii, nüüd meil on 4 duplikaati valmis. Ja nüüd hakkab see asi käima niimoodi. Me tõmbame selle Bezier masking, tõmbame siia esimesele rajale. Et meil oleks endal nagu lihtsam jälgida, kuidas me seda Bezier maskingit asendame, siis mina teeksin siit seda blend ehk siis eredus või siis eraldatus, teeksin siit natuke niimoodi, et see oleks tausta ka natuke näha, et siis ühes selles liikumise jälgimise videos, mitte selles eelmises, aga natukene päris eelnevas, kas 7. või 8. tunnis, ma rääkisin, et siia peaks selle mask X-i tegema, peaks siia linnukese selle mask FX-ile tegema, aga antud puhul, siis antud olukorras me seda tegema ei pea ja ei tohikski teha, muidu see hakkab segama. Niimoodi, siis võtame siit mask 1. Ja kui ma teen selle mask 1 valmis, siis ma räägin teile sellest erinevusest natukene. Niimoodi. Et oletame, et me asetame selle maski praegu Vabaduse sambale, et siis kirjutame siia laiuseks. Mina tahaksin juba kasutada neid numbreid, mul on numbrid nagu mugavamad, kui hakata nüüd siit neid nurkasid nagu räägima või siis tõmbama või kokku poole suruma. Mina kasutan siis juba siin niimoodi, et panen 0,3, eks. Ja vaadake nüüd, te võite 0,3 kirjutada, aga pärast koma tuleb, kui ma nüüd enter vajutan, tuleb ikka 3 koma kohta. Vabandage, teeme Ctrl-Z, läheme tagasi. Tõmbame kõigepealt selle musta täpi siia objekti peale ära. Eks. Niimoodi. Ja ma teen siia siis näiteks 0,4. Vaata, mis saab. Niimoodi. Ja ütleme, see laius on natukene liiga suur. Teeme siis 0,3. No nii ütleme, et ma olen selle laiusega rahul. Ja kõrguseks siis kirjutame näiteks 1,3, siis 1,3,0. Ja ütleme, et ma olen rahul sellega. Teeme Ctrl-S, ärge unustage Ctrl-S-i. Mul on tegelikult selle video juba ühe korra valmis teinud praegu ja ma ei vajutanud Ctrl-S-i ja mul jooksis arvuti kinni ja kõik läks nässu. Ctrl-S-i ärge kunagi unustage. Niimoodi. Siit võtame tracking, options ehk siis valikud. Võtame siit high, location, key interval, siis on kaadri intervalli, võtame ühe, et igat kaadrit jälitab ja teeme start. Nii, ja kuna me tegime siis forward on siis ettepoole, siis teeme backward ehk siis tagasi ka. Paneme kinni ja vaatame, kas me oleme selle tulemusega rahul, selle jälgimisega. Summutame need ära siit. Summutame need siit ära. Meil on endal lihtsam. Ja vaatame, mis siit tuleb. Ja ütleme, et ilusti jälgib ja ütleme, et me oleme sellega rahul. Teeme Ctrl-S. Nii, ja mis siin on nüüd? Vaadake. Nüüd me võtame siit tools. Vaadake, nüüd on see tähtis, et see on siin aktiivne, eks. Võtame siit tools, laiendused ehk see extension ja paneme siit add text to motion track ehk siis lisatekst sellele liikumise jälgimisele. Ja kui me nüüd siia peale vajutame, siis tekib selline aken. Ja siis vajutame OK. Nüüd tekkis siia teksti fail, titles and text, eks. Ja nüüd me saame siin muuta seda. Muudame ära.
võtame näiteks suuruseks 12, vaatame, mis suurus see saab. Kirjutame siia selle objekti siis selle nime. Võib ka jälge mööda kirjutada, aga ma kirjutan siis ühele reale, teisele reale. Nagu ikka, saab siin seda teksti värvi muuta. Muudame selle valgeks. Ma arvan, et see tekst on natukene liiga suur. Teeme selle teksti näiteks teksti suuruseks hoopis 9. No näiteks, eks et ise valite, võtame 8. Niimoodi. Ja siin on võimalik siis, nagu ma eelmises tunnis ka rääkisin, kasutada siis seda asukohta, kas ta asub nüüd selle musta keskpunkti keskel, keskvasakul, eks vasakul pool saab natukene muuta asukohta, siis üleval vasakul, ehk siis ta tegelikult siin, kui ütleb üleval vasakul, siis reaalselt on ta all vasakul, eks, et vastupidi. Et kui me paneme siin bottom left, et siis ta näitab just vastupidi üleval, et lihtsalt pöördvõrdeline, eks. Aga meie paneme siin näiteks, paneme siis keskele selle. Ja nüüd ta on siis, ta arvestab seda asukohta nagu sellest punktist, sellest mustast täpist, mis me panime. Teeme Ctrl S. Samamoodi on siin võimalik samamoodi panna neid piirjooni. Eks näiteks tõmbame selle siia. Praegu on piirjooned valged, eks sellepärast, et siin on näete see outline'i color, eks on valge. Meie näiteks tõmbame ta mustaks. Tõmbame mustaks. Ja nüüd need äärjooned on mustad, eks näete. Niimoodi. Siis on võimalik samamoodi kasutada varjutusi, eks, et mina sellega praegu tegelema ei hakka, et need varjudega mängida, eks. Ja selle me saame siis kinni panna. Nii, ja teha Ctrl S, et ärme unustame Ctrl S-i. Summutame selle ära. Võtame siis selle teise raja pealt. Samamoodi General Options, tõmbame natukene heledamaks. Võtame maski 1. Ja hakkame sättima. Tõmbame selle musta täppi näete siia keskele. Ja paneme siia laiuseks näiteks 0,07 siis. Ei ole rahul, liiga lai, aga vaatame nüüd. Kui me muudame koordinaate, kirjutame siia näiteks 80780, eks. Kuhu poole see koordinaat muutus? Ülesse. Mina tahaksin, et ta muutuks paremale. Kirjutame siia näiteks 200. Niimoodi. Natuke liiga palju. Kirjutame siis 190. Niimoodi näete, et ei peagi nagu seda hiirega kogu aeg tõmbama, et saab koordinaate järgi ka asukohta muuta. Ja siis siia kirjutame näiteks 1,3. Teeme veel kitsamaks. Nii ütleme, et nüüd me oleme rahul näiteks. Siis teeme tracking, options, high, jälle, location, siis siin on forward juba olemas, keyframe interval ehk siis kaadri interval, võtame siis 1 ja start. Ja samamoodi tagasi suunas. Paneme siis selle kinni. No, me võime siit kinni panna. Samamoodi selle maski kinni panna. Nii, ja nüüd vaadake. Me muudame selle jälle aktiivseks, eks. Ja siis võtame siit tools. Jälle extensions. Add text to motion track, siis lisa tekst liikumise jälitamisele. Okei. Ja nüüd see placeholder. Ehk siis vaikimisi see mingisugune tekst on siia asetatud, eks. Et placeholder on siis mingisugune asukoha kinnihoidja.
nüüd siis tekkis veel siia üks tekstirada. Kustutame selle ära, paneme siis suuruseks 9, paneme rasvaseks ja kirjutame muudame teksti värvi. Ärme tegelikult muudame teksti värvi, las ta olla. Nii, seda, et siin advanced, outline ja shadow, seda ma ei hakka juba näitama, seda ma selles esimese maski või siis selle esimese kirja tegemisel, ma seda teile juba näitasin. Saame rahulikult kinni panna, summutame selle ära. Aktiveerime järgmise. Siin on juba see Bezier masking olemas. Kuna me dubleerisime, ehk siis me esimesele panime selle Bezier masking, siis ta dubleerimise tõttu tekkis nagu igal rajal nagu juurde. Samamoodi jälle general options, tõmbame natukene heledamaks. Võtame siis mask 1. Tõmbame selle täpi siia Oleviste kiriku peale. Nii, Ctrl S. Kirjutame siin 03. Niimoodi. Muudame asukohta siis paremale, paneme siia 25. Liiga palju. Paneme 20. Okei. Siia siis peame ikkagi panema 02. No nüüd ma olen selle laiusega rahul. Siia kirjutaksin ma 07. Okei, täitsa hea. Siis teeme tracking. Kõik sama protseduur. Samamoodi tagasuunas. Ja nüüd lähme edasi. Vaatame, kas me oleme sellega rahul. Ütleme nii, et oleme rahul. Ctrl S, nagu ikka. Nüüd on see aktiivne, eks. Võtame siit selle tools, selle extensions, add text to motion track, okei. Nüüd tekkis see placeholderi kiri jälle. See tähendab seda, et siia üles tekkis see rada. Avame selle. Võtame siit teksti suuruseks 9. Paneme rasvaselt ja kirjutame siia siis muudame teksti värvi. Tundub, et see 9 on päris suur, on ju. Muudame teksti värvi näiteks kollaseks või näiteks roheliseks. Nii. Kiri tundub siin liiga suur ikka olevat. Teeme selle kirja siia näiteks number 6 suurus. No okei, las ta olla. Nagu ma enne näitasin juba, et seda advance'i ja neid asju ma ei hakka kasutama, eks, et seda ma näitasin selle esimese teksti lisamisel. Nii, Ctrl S. Summutame ära. Avaldame viimase. Teeme lahti. Bezier masking.
tõmbame siia peale, samamoodi keskpunkt paika. Nüüd laiuseks paneme 65. Ja muudame siis seda asukohta, paneme siia näiteks asukohaks 1,9. No normaalne. Ja kõrguseks paneme siis näiteks 1,3. No ütleme, et oleme rahul. Tracking, valikud, options, high, location, asukoht siis. Nüüd samamoodi tagasi suunas. Paneme selle kinni. Kontrollime, kuidas me rahul oleme. Ütleme nii, et oleme rahul. Võtame jälle tools. Add text to motion track. Nii ütleme, et ta on nagu päris keskel, et me ei taha, et ta siin niimoodi päris keskel on. Paneme näiteks, nagu ma enne ütlesin, et ta näitab nagu bottomit, siis näitab tegelikult põhja, näitab tegelikult üleval on ja paneme näiteks siia bottom right, ehk siis ta näitab üleval paremal, eks. Et no lihtsalt vastupidi. Paneme kinni. Aktiveerime kõik rajad. Võtame igalt poolt selle Bezier maskingi deaktiveerime. Me ei kustuta ära seda, vaid me deaktiveerime. Vaatame, mis sai. No teeme siit näiteks selle siis renderi ära, et mis siit saab. Näete nüüd, kui ma vajutasin 3 korda hiire vasaku nupuga siia peale, siis need 2 kollast juppi tekkisid siin. Ehk siis valmistume renderiks. File, render as. Avame siis selle folderi. Ja vaatame, mis sai. Meil sai siis selline asi. Selleks korraks on tund läbi ja järgmisel korral ma näitan teile, kuidas muuta nüüd seda teksti niimoodi, et üks osa on justkui nagu ligemal ja teine osa on kaugemal ja kitsas või siis kuidas keeratada ta niimoodi pikali või asetada nüüd teksti seda suurust ja mitte suurust, aga seda
vormi nagu teksti vormi nagu muuta, kas siis kõveraks või pöörata või keerata või paremale või vasakule. Et sellest ma räägin järgmises tunnis. Seniks kõike paremat, varsti oleme professionaalid ja hakkame võistlema.